Harri Kullas, eile superstart ja väga hea sõit, et täna ei läinud kõik nii plaanipäraselt. Ja, et eile oli väga hea sõit, et ütleme üldkokku oli väga luks, et olime 6. et see kindlasti aitas täna stardi koha pealt, et see eile sai ikka töö tehtud ja natuke isegi võib-olla üllatada natuke, aga täna jah, ütleme, et esimene start prooviringile minnes juba tundsin, et midagi on tsiklis jama, et ei töötanud korralikult ja esimene ringid nagu ei julgenudki hüpata korralikult ja siis no natuke läks tsikli taha, et ei korralikult töötanud ja mingi jama oli, et ei tea täpselt, mis oli, aga noh, ikkagi proovisin finiši jõuda, et see oli kõige tähtsam ja 20, et selles mõttes oli, et selles sõjus läksin võin mõni koht eespool olla, et seal oli paar venda veel ees, et see natuke kripeldama, aga teises sõjus siis start jälle polnud ka kõige parem, et startisin väljast, aga noh, et ühes stardis peab ikka välja startima, et proovisin ja andsin kõik, et noh, alguses tõusin mõned kohad ja siis tegi väikse apsaka, et kukkusin ja ma ei tea, siis käsi sai seal natuke viga või mis oli, aga sõidu lõpupoole tõmmas ikka päris hästi krampi nagu, et pole kunagi niisugust jama olnud, aga noh, see sõit nagu oli natuke häiris see, et sõidu lõpupoole, aga ei, mis seal ikka, et finiš oli vaja jõuda, minu kohad oli 20-24, et natuke ei kripeldama, oleks taht paremat, aga see on meeskonna kross. Finiš on vaja jõuda ja 3 meest on vaja selleks, et tuua tulemus koju ja meile eesmärk top 10. Olime 9, et ma arvan, et sellega võib rahule jääda. Esimest korda Eesti koondises, et mis mulje kogu koondise asjaajamine ja üldine meeleolu jättis? Ei, väga hea, et sellega ma olen täitsa rahul, et meil oli hea seltskond ja tugev tiim, kõik söös plaanipäraselt ja kõik oli paigas, et ma arvan, et suured tänud Eesti koondisele ja kõigile sponsoritele, kes sellele kaasa aitas, et täitsa tore oli esindada Eestit ja loodame, et ka saame tulevikus teha koostööd. Tanel Leok, 14. kord rahvuste krossil Eestit esindada ja jälle tugev tulemus, mõlemad sõidud lõpuni ja kuidas päevaga rahul jäid? No enam-vähem hea, et natuke ikka ei kripeldama midagi, aga tulemusega võib täitsa rahul olla, et 7-7 ja Eesti oli 9 ja ütleme, Eesti poolt korralik tulemus, et olla jälle maailma 10 seas. See on väiksel Eestile kõva saavutus ja eks ikka endale natuke jääb kripeldama esimene sõit ja teine sõit samamoodi natukene, et esimene sõit olin seal juba 6 ja siis see rulli lintsa otsa ja hakkasin kinnaga klaasi puhastama ja siis läks kõik untsu ja ei näinud ja päris sõita ja kaotasin koha veel ja oleks pidanud kiiremini mööda saama, et sealt sellest rootslased, et liiga tagasi ütlesin kannule ja lõpuks ei saanudki. Läks rütm sassi ja kõik läks sassi. Ja teine sõit oli ka väga hea, stardis olin 3. ja natuke rumalalt hüppasin liiga kaugele aukudesse kohe esimene ring ja oleks väga kukkunud päris kõvasti, aga jäin kuidagi püsti ja siis kuidagi valli otsa veel ja siis sai 3 meest korraga mööda jälle, et olin 6. et saanud rahulikult esimene ring kohe 3. tulla. Oleks poole parem tunne olnud, et need, kellega ma võidu sõitsin, et nendest juba oleks eespool olnud, oleks väga hea olnud, aga need on oleksid ja poleksid. Et samas 7-7 stabiilselt lõpuni on ka tähtis, et saime hea koha, 9. koha, et see on väga hea. Teil oli uus koondise liige, et kui Gerdiga oled juba sõitnud aastaid koondises, et kuidas sa Harri tulemusega rahul jäid? Väga hea, üks natuke ikka oli kehvasti, et Kepa kukkus esimene sõit ja teine sõit kukkus Harri tähendab ja natuke see mõjutas ka võib-olla meie tulemust, et me olime väga lähedal top 5-le, et see oli ainult kõigest 4 punkti. Et see tulemus oli, see oleks juba super olnud, aga seekord läks nii ja eilse päevaga võib väga rahule jääda Harri tulemusega, et ja see täna oli natuke probleemi esimesed tehnikaga natukene ja see ole mootorisport, et vahepeal juhtub selliseid asju. Selleks aastaks on nüüd võistlustega ühel pool või plaanid veel kuskil startida? Vist on enam-vähem ühel pool, et ma täpselt ei teagi, eks näis, võib-olla 1-2 krossi, aga vist tundub, et on ühel pool.
Oled juba jõudnud natukene ka järgmisse aasta mõelda või kuidas plaanid on? Olen mõelnud küll, aga kõik on lahtine, et eks näis, kus läheb. Kett Kristinov 8. kord Eesti koondise eest rahvuste krossil, et kuidas tänavu sõidud läksid? Läksid suhteliselt hästi, esimese sõit ma keerasin ise bussi, et läksin teine kurv liiga ahneks ja panin liiga palju gaasi ja viskas nii ühele poole, siis teisele poole üle pea ja sain reiale päris palju haiget, et suhteliselt sinine, et siis oligi raske rütmi leida alguses ja ühesõnaga siuke kehv tulemus 25, et lootsin natuke paremat ja teine sõit ei olnud mingit äparus, sain korralikult minema ja kiiremate meestega vedas mind kaasa ja lõpetasin 19-ndana, et see nagu tegi südame rahulikumaks. Kuidas koondise kaaslastega rahule jääd? Tanel, nagu ikka ma rääkisin, et tal on kohe tahtmist täis ja meeskonna kapten ja tema meid vedas sükksele tulemusele, et ja Harri sõitis ka tugeva esimese sõidu, et ma arvan, et võib koondise esitusega rahule jääda küll, et 9. koht maailmas on kõva sõna, koht parem kui eelmine aasta. Sul on veel üks etapp Inglismaa MX Nationals sarjas, et mis kohta sealt loodad? See on jah, see on viimane, rahvustekrossil viimane tähtis võistlus, et seda ma võtan nagu rahulikumalt, et mul niigi on üks etapp vahele jäänud, et teen, mis suudan, et väga üle ei pinguta seal, et see nagu ei ole nii oluline, mis ma meistrivõistluse arvestuses seal olen. Et selles mõttes, et nüüd on nagu hooaeg võib nagu kriipsu alla tõmmata praegu juba. Kuidas hooaega rahule jäid? Jäin rahule, et 5. koht on päris kõva sõna seal Briti meistrivõistluste arvestuses, et see ei ole väga lihtne seal. Seal on ikka kiireid mehi ja ei ole nagu nii lihtne nendega võidu sõita, aga kui on ikka siuke oma rada, mis meeldib, et siis võib kindlasti seal esimeste kohtade peale võidelda, et jään rahule. Ei hinge peale midagi kripeldama ka sellest aastast? Võib-olla jah, et Lommelis MM-is ma ühe ainukese kaasa sõitsin, et oleks saanud paremini sõita, et seal sai palju treeni tehtud ja palju ette valmistatud, et siuke jama oli sellega, et prillid läksid nässu ja sikkel ei seisma, et oleks võinud üldtulemus parem olla, aga mis seal ikka, et järgmine aasta on ka kalendris, ehk siis õnnestub järgmine aasta veel võistelda seal. Mainisid paari sõnaga juba järgmist aastat ja siin mõned päevad tagasi ka ütlesid, et sikli värv ei ole enam roheline, et millal siis avalikustad järgmise aasta plaanid? Ma võin praegu öelda, et ma sõidan järgmine aasta Built-Base Honda tiimi all, et tiimipealik on David Thorpe, kes on ise 3 korda maailmameister ja tema vastutada on siis Inglise Honda tegevused, et mul on väga hea meel, et mul on järgmine hooaeg kindlustatud ja saan ennast veel arendada ja kiiremaks saada, et iga aastaga nagu tundub, et läheb kiirus paremaks, et ma loodan, et ma saan hea talve ja hea ettevalmistuse, et siis veel kõvemini järgmine aasta sõita, et siis me sõidame Briti meistrivõistlused ja ütleme, et see on nende jaoks oluline, et MM ei ole nagu nii oluline nende jaoks, et see on mul nagu enda kanda, et palju ma Eestist leian tuge, et mootorratta nad annavad ja kõik muu varuosad on olemas, et lihtsalt on vaja natuke finantsi leida, et siis võib ka MM-it sõita mõned kaasa. Selline äss on tiimi pealik, et kas ta on sul siis pooleldi ka treener või kuidas plaanid on? Treeneri ametisse ma teda pane, aga eks ta kindlasti oskab raja kõrvalt jääb midagi silma mainib, et ta on isegi see aasta ta on nagu silma peale visanud, et tihtipeale aitab ja selles mõttes ma arvan, et tal on palju kontakte ja ükskõik kui midagi vaja on, et siis ta on nagu maailmas päris kõva nimi. Meeskonnajuht Lauri Roosjärg, debüütvõistlus on läbi, et kui raske oli? Eks kõva pinge oli peal, et 2 päeva siin jalad on valusad ja joostud kõvasti ja eks ta siuke pinge ikka oli, et eks pead arvestama sellega ka, et meeletu rahvas Eestist tulnud ja tahad ikka ju nagu parema anda endast, et aga nüüd on pinge maas ja ma arvan, et saime hakkama, et kuidas see ettevalmistused kulgesid siin koha peal, et tegemist on ju meeletult? Eks ta oli, aga ütleme siin ka see Läti-poolne korraldaja, kes üldse seda krossi korraldas, siis meil on vähe tuttavad ja siis ta nagu jube palju aitas, et kõik need sai suurepärase koha siia, et kui oleks ikka seal kuskil taga olnud, aga siia ette väga hea koha ja ma ei tea, kuidagi sujus, et see tiim, kes me siin olime ja tegime koos, et minu meelest oli nagu ülikõva, ja eks on nagu endal nendest GP-dest kogemus ka natukene, et kuidas siin need asjad käivad ja ma arvan, et sujus väga hästi kõik. Täna meeskond võitles vapralt ja tulemus esikümnes, et kas jäid rahule? Jäin. Eks see on alati nii, et kui need punkte kokku lööd, et jääb vähe kripeldama, et oleks võinud ju 2-3 punkti paremini ja olekski olnud see 5-6 koht, millest nagu rääkisime, unistasime,
aga eks see eilne niisugune ülikõvad stardid ja ülikõva tulemused, eks see natuke pilvedesse tõstis, et natuke on kahju nendest esimesest startidest, et just Harri tulemus nagu, et see tehnika nagu nöökis vähe ja need tsikliprobleemid, aga noh, see on nagu on ja rada oli üliraske ja ma arvan, et poisid olid nagu tublid selles suhtes, et siin oli maru palju selliseid kõvasid krasse, kus kõvasid kukkumisi ja asju, et noh, tähtis on see, et tulemus on tehtud ja poisid on terved ja see on nagu kõige tähtsam. Ja ma arvan, et valmistasime ka publikule, kes oli kohale tulnud Eestist ja fännidele, ma arvan, suurepärase krossipäevani, et saime hakkama. Nüüd hakkate vaikselt asju kokku pakkima, et kas oled saanud mahti ka juba järgmise aasta peale mõelda? Ei, veel ei ole, et väga ei ole, et eks see rahvuste kross oligi nagu selline piir, kus see tuleb ära teha, siis tuleb vaadata, hakata mõtlema, mis saab järgmine aasta. Et eks siin nagu läbirääkimised käivad ja igasugused asjad, aga eks see selline kõigil oli see rahvuste kross on selline nii-öelda krossi olümpiamängud, et peale seda nagu tõmmatakse jooned alla kõigile asjadele. Siin Eesti meeskond põhimõtteliselt platseerus sinu meeskonna telgi all, et mis plaanid sul enda meeskonnaga järgmiseks hooajaks on? Eks seal natuke on veel otsad nagu lahtised selles mõttes, et on kindel, et sõidab see Belgia poiss Jaago Kerts meiega ja on kindel, et Hardi Roosiorg sõidab meie tiimis, et siin ülejäänutega veel käivad läbirääkimised ja käivad ka, ütleme, tehastega siklite osas läbirääkimised ja kõik asjad, et eks see selline rahvuste kross ongi nagu see piir, peale seda siis saaks nagu paika selle, et kust kui palju tuge tuleb ja asja, et siis saab ka kuskilt jooned alla tõmmata. Et aga kindlasti jätkame ja noh, millise koosseisuga, eks see ma arvan, oktoobrikuu jooksul saame teada. Kas võib sinimustvalgeid ka MM-etappide äärde lähvitama tulla? No selle nimel seda teeks jah, et oleks ikkagi fännidel kuhu tulla, et julgen lubada, et võib. Et aga oktoobris on see paigas kõik. Suur tänu vahva krossi elamuse eest! Jaa, aitäh!